Nii, ma lähen täna siis teema juurde, mis on siis Jumala halastus ja kaastunne. Ja ma tahan päris mitmel korral seda teemat puudutada ja me võiksime tõesti sellest midagi väga olulist ja vajalikku õppida. Aga palvetame ennem ja haarame usus kinni, et Jumala sõna võiks meie elusid täna muuta. Isa, ma tänan sind, et sinu ligiolu on siin paigas. Isa, tõesti, anna täna meile tarkuse, ilmutuse vaimu sinu tundmes, siis isa, et me võiksime mõista, mis on sinu plaan, mis on sinu tahe. Ja isa, et me haarame su sõnast kinni ja et see sõna tekitab meis ka usku ja saame tugevaks ja kindlaks ja rajatud. Tänu sulle, isa, selle eest. Jeesuse nimel. Aamen. Kiitus Jumalale. Jumala halastus ja kaastunne. Et kui seda teemat hakata vaatama, siis piiblis on sellest päris palju kirjakohti. Ja lähme kõige esimese juurde, mis saab olema nagu võib-olla üks põhikirjakohti, mida ma kasutan päris sageli selle teemaga seoses. Ja see on laulude raamatu 145. laul ja 8. salm ja sealt edasi siis. Laulud 145, 8 ja 9. Ja ma julgustan sind, kui sa ei ole õppinud neid salme pähe veel, siis see oleks sulle üks koduseks tööks õppida need 2 salmi pähe just eesmärgiga, et see sõna võiks olla istutatud sinu südamesse. Ja siin ta kirjeldades Jumalat ütleb niimoodi. Armuline ja halastaja on Jehova, pika meelega ja suur heldusest. Hea on Jehova kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Niisiis, ta ütleb siin, et Jumal on esmalt armuline ja halastaja. Siis teda edasi kirjeldades ta ütleb, et ta on pika meelega ja suur heldusest. Nüüd meie eestikeelne tõlge, see vanem tõlge, mis mina kasutan, ei kasuta siin ühte sõna, mis on võib-olla veel natuke kaasaegsem ja see on kaastunne. Ingliskeelne ütleb, et issand on armuline ja täis kaastunnet. Issand on armuline ja täis kaastunnet. Nüüd need samad sõnad tegelikult kirjeldavad kõik väga sarnaseid Jumala omadusi ja lihtsalt on need erinevad küljed, erinevad nüansid siin välja toodud. Ja siis 9. salm ütleb, et hea on Jehova kõigile. Ja siis ta hakkab kirjeldama, mismoodi ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Me näeme, kuidas Jumal on motiveeritud halastusest ja ta tahab näidata oma headust absoluutselt kõigile. See tähendab seda, et inimesed, kes on oma elus midagi valesti teinud, kes on võib-olla valesti elanud, väga suuri vigu teinud, siis mida Jumal tahab neile teha? Ta tahab neile näidata oma headust. Kui keegi ütleb, et võib-olla ma olen haige sellepärast, et ma tegin seda, teist ja kolmandat või selle rumala valiku oma elus, siis mida Jumal tahab teha? Näidata talle oma headust. Nüüd, mul tuleb kohe meelde üks kirjakoht sellega seoses, mis meil just räägib headusest ja tervenemisest või hea tegemisest. Ja Apostlite 10:38 kirjeldab Jeesuse teenistust ja kasutab siin ühte sõna, see on siis ka hea. Nüüd, vahetevahel kristlased unustavad selle ära, et Jumal on hea. Apostlite 10:38 ütleb niimoodi. Ta kirjeldab Jeesuse teenistust ja see on väga hea kokkuvõte just sellest, missugune on Jumal ja mida Jeesus maa peal tegi. Ja ütleb, kuidas Jumal Jeesuse Natsaretist oli võidnud püha vaimu ja väega ja kuidas tema käis mööda maad ja tegi head. Me näeme, et ta tegi head. Miks pärast ta tegi head? Sest et Jumal on hea kõigile. Ja siis ta ütleb siin, mis ta tegi head ning parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse, sest Jumal oli temaga. Me näeme siin, ma ei tea, kui sa oled kunagi matemaatikat õppinud, siis vahetevahel on matemaatikas on sellised x-id ja y-id sees. Ja siis on nagu mingisugune kõrvalvalem, mis seletab sulle lahti, mis see x siis on, mis ta väärt on või missuguse valemiga sa saad teada, palju see x on. Ja siis sul on võimalik niimoodi nagu nende x-ide ja y-ide asemele panna siis nende nii-öelda tehete kaudu reaalsed arvud. Ehk siis tegelikult see on see, et sa nagu saad selle asja sisu, mis on nagu justkui peidetud, teada.
nüüd, kui me küsime, mis see tähendab seda, et Jumal on hea kõigile, siis ma näen seda, et kui Jeesus tegi head, siis ta parandas. Järelikult Jumala headus saab väljendatud tervenemise kaudu. Ja siis me teame, et Jumal teeb head ja parandab kõiki. Nüüd, kui sa märkad siin, ta ütleb veel, kui ma lähen tagasi selle laulude raamatu 145. laulu, et ta on hea kõigile ja Jeesus parandas kõiki. Nüüd, see on üks väga oluline asi, kui me räägime tervenemisest, mis on asi, mis peab saama rajatud iga inimese ellu. Enne kui ta saab terveks, peab ta olema absoluutselt veendunud selles, et Jumal tahab ka teda terveks teha. Ehk siis laiemas mõttes võiks öelda, et ta tahab kõiki terveks teha. Et mõni võiks öelda, et kuule, aga siin Apostli 10:38 on öeldud, et ta parandas kõiki, kelle üle kurat oli saanud võimuse. Aga üks asi me peame teadma, kui sa oled uurinud piiblit, siis sa avastad seda, et haigused ongi inimeste elus sellepärast, et kurat on need põhjustanud. See ei tähenda seda, et iga inimene, kes on haige, et tal on kohe kuri vaim, vaid selle tõttu, kui Aadam ja Eeva langesid, sai patt tulla siia maailma ja selle patu kaudu ka surm ja selle kõik ka kuradi põhjustatud. Nii et me näeme, et tegelikult kurat on mingil kombel siis selle inimese elus saanud seda hävingut tuua, siis rikkudes tema tervise. Mõnes situatsioonis me näeme, et Jeesus ka lausa ajas kurja vaimu välja, aga päris paljudes situatsioonides seda ei ole vaja teha, aga sellegipoolest, kui inimene on haige, siis me võime öelda, et kurat on mingil kombel saanud tema tervist ja tema elu rikkuda. Nüüd, ja ta parandas kõiki. Kui on öeldud, et parandas kõiki, siis see tähendab ka, et ta tahab tänasel päeval täpselt samamoodi kõiki parandada. Amen. Nüüd näeme siis, Jeesus näitab Jumala headust praktikas just ka tervenemise kaudu. Niisiis, armuline ja halastaja on Jehova pika meelega ja suur heldusest. Hea on Jehova kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Nüüd me näeme siin ühte asja ka veel. Meie eesti keeles ei kasuta, meil on päris huvitav see, et eesti keeles on päris mitmeid sõnu, mis meil on ka piiblis sees, millel tegelikult ei ole nagu sellist selgekujulist mitmuse vormi või me väljendame nii ainsust kui mitmust ühtemoodi, kuna sageli on see sama, et seda asja ei saa nagu mahult mõõta. Näiteks selline sõna nagu arm. Oled sa avastanud seda, et sellel nagu justkui nagu mitmust ei ole ja samas nagu ainsust ka ei ole, ta on nagu arm. Sellepärast, et seda on väga raske mõõta. Aga inglise keeles kasutatakse sageli seda sõna nii ainsuses kui ka mitmuses. Ja siin me näeme näiteks selles samas 145. laulus, see 8. ja 9. salm, kus räägitakse just sellest Jumala halastusest, siis meil on siin sõna halastus ja see sõna on täpselt samamoodi, et seda me ka nagu üldiselt ei kasuta nagu halastused. See ei ole ka päris nagu korrektne eesti keel. Võib-olla vahetevahel mõni inimene kasutab, aga tegelikult see on jällegi selline sõna, mida jällegi ei kasutata nagu mitmes vormis, vaid ta ongi kohe selline huvitav sõna. Aga inglise keeles on siin halastused ehk siis mitmuses. Millele see viitab? See viitab just sellele, millest me vahest võib-olla eesti keeles aru ei saa, on see, et see Jumala halastus ei puuduta ainult ühte ala. Ja paljud inimesed seostavad halastust pattude andestusega. See, et kui keegi on midagi halvasti teinud, valesti käitunud ja nüüd Jumal halastab tema peale ja talle ei saa osaks see karistus, mis ta võib-olla väärt oli. Ja see on seesama loogika, mis paljudel inimestel on seoses sõnaga halastus. Aga kui me hakkame piiblit uurima, siis me avastame, et Jumala halastus ei puuduta ainult seda ala. Ta küll puudutab seda me kohe vaatame konkreetsemalt natuke ja lähmegi tegelikult sellega seoses Tiituse 3. peatükki. Tiituse 3:4. Ma ei tea, kui palju sa oled lugenud sellist kirja piiblis, aga selline raamat on olemas täiesti nagu Tiituse raamat või kiri täpsemalt siis. 3. peatükk ja 4. salm. Ja siin ta ütleb niimoodi. Aga kui Jumala meie õnnist tegija heldus ja inimese armastus ilmus, siis ta päästis meid ei mitte õiguse tegude tõttu, mida me oleksime teinud, vaid oma halastust mööda
uuesti sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. See võib-olla on natuke keeruline sõnastus, aga ma arvan, et siit on midagi väga olulist meil lugeda. Ta ütleb seda, et kui meie õnnist tegija heldus ja inimese armastus ilmus, me võiks seda vaadata, mismoodi see iganes on, aga me saame aru tegelikult, et ta räägib arvatavasti Jeesusest ja tema lunastustööst, sellele viidates tegelikult. See sai nagu avalikuks, see sai nähtavaks, reaalseks. Ja siis ta ütleb, siis ta päästis meid. Nüüd, kui sa oled siin tervenduskoolis juba mõningas aja olnud, siis sa tead, ma olen rääkinud päris pikalt sellest, kuidas sõna pääste on kristlikus traditsioonis ja ka õpetuses liiga kitsaks tehtud. Ja paljud inimesed seostavad seda ainult pattude andestusega. Aga tegelikult, kui me hakkame piiblit uurima, siis me avastame, et seesama sõna pääste ei viita ainult pattude andestusele, vaid ta viitab just sellele, mida sõna ka laiemas mõttes tähendab. Et kui kedagi päästetakse, siis ta päästetakse millestki, mis võiks tema elu hävitada ja rikkuda. Ja mingis kontekstis ta tähendab päästet pattudest või igavesest hukatusest, mingis situatsioonis ta tähendab päästet haigustest ja mingis situatsioonis ta tähendab ka päästet puudusest ja vaesusest. Nii et me näeme, kuidas seesama sõna, kui sa tahad uurida, otsisin välja selle kreekakeelse sõna, see on siis see zozo, või kuidas seda iganes peaks täpselt hääldama, siis see viitab siis selle samale sõnale pääste ja mitmetes kohtades on ta tõlgitud kui tervenema. Meil on öeldud näiteks veritõbe naine, sinu usk on sind päästnud, on ühest evangeeliumist tõlgitud ja teises kohas on tõlgitud ta jällegi, sinu usk on sind terveks teinud. Ja mitte see, et tõlgid oleks valesti tõlkinud, vaid iva ongi selles, et see sõna sisaldab eneses nii ühte kui teist. Ja siin ta ütleb, et ta päästis meid. Mitte meie õiguse tegude tõttu. Nüüd see on üks väga oluline printsiip, millest me peame aru saama kristlasena. Me saame päästetud, me sünnime uuesti ja ka me saame terveks, mitte selle tõttu, kuidas me oleme elanud või käitunud. Nüüd mitte sellega propageerides seda, et ela kuidas tahad, vaid just öeldes seda, et me saame Jumala käest tema tõotused kätte usu läbi. Aga siin ta toob ühe teise olulise nüansi veel sellele juurde, ütleb, et mitte õiguse tegu tõttu, mida meie oleksime teinud, vaid oma halastust mööda. Nüüd me saime päästetud, miks pärast, sest et Jumal näitas meie vastu oma halastust. Ehk siis me ei olnud seda välja teeninud, nagu siin on just ka öeldud, et see ei olnud meie õiguse tegude tõttu, vaid see on meile antud halastusena, ehk see on antud meile kingitusena. Nii et sa ei saa seda välja osta, sa ei saa midagi selle jaoks teha, et seda välja teenida. Nüüd inimesed vahest mõtlevad, kuule, see on nii tore inimene, eks tema peaks ikka taevasse saama. Või vahest mõned inimesed isegi niimoodi, isegi inimeste matustel räägivad niimoodi. Ta oli ikka ju nii tore inimene, tegi teistele inimestele head ja tegi neid häid asju, neid todasid häid asju ja mis iganes. Tema peaks ikka taevasse Jumala juurde saama. Piibel ei anna meil mingisugust garantiid, et keegi selle eest saab taevasse. Vaid ta ütleb, et inimene saab usu läbi päästetud ja kindluse, et ta läheb ühel päeval taevasse. Ja see on väga oluline element ja see on üks segadus, mis on sageli ka isegi kristlaste seas. Rääkimata nendest, kes Jumalat ei tunne, nemad muidugi paljud arvavad, et head inimesed saavad taevasse ja pahad inimesed lähevad põrgusse. Et see ei ole see, mida Piibel õpetab tegelikult. Piibel õpetab seda, et inimene, kes usub Jeesusesse, see saab päästetud ja tema läheb ühel päeval taevasse. Nüüd, aga kas ta, mismoodi ta käitub, see on iva selles just, et ta, nagu öeldakse, käitub selle põhjal, mis on temas toimunud ja mismoodi ta on muutunud. Amen. Et me elame teistmoodi. Nüüd ütleb, vaid oma halastust mööda uuest sünni pesemise ja püha vaimu uuendamise kaudu. Siis me näeme, et Jumala halastus oli tegutsemas selleks, et me võiksime siis uuesti sündida. Siin me näeme siis see sõna viitab just ka selgelt konteksti põhjal just uuesti sünnile, ehk siis ka pattude andestusele ja ka tegelikult just uuesti sünnile, mis toimub ühe kristlase puhul. Nüüd üks asi, mis tasub ka meeles pidada, kui me saame päästetud, siis mitte ainult sinu patud ei andestata, vaid sina sünnid ka uuesti. Nüüd mitte füüsiliselt mõttes, vaid sinu vaim, sinu sisemine inimene saab uueks. Ja see on ka väga oluline element. Sest et kui me ainult oma patud andeks saame, siis see on nagu poolik osa.
siin üks väga teine oluline element on see, et me sünnime uuesti. Nüüd paneme selle, nagu öeldakse, kokku nüüd selle tänase teemaga ja lähme Mattuse evangeeliumi 9. peatükki. Me nägime siis, et pääste oli halastuse kaudu. Ehk siis võib öelda ka pattude andestus sellega koos. Me näeme piiblis mitmes kohas, pääste tähendab enesest ka pattude andestust. Ja Mattuse 9.1, ma eelmistel kordadel lugesin seda Luuka evangeeliumi versiooni sellest, aga see on nüüd natukene mõnes nüanssides teistsugune ja siin ta ütleb niimoodi, räägib Jeesusest, ütleb, ja ta astus paati ja tuli teisele poole järve ning saabus oma linna. Ja vaata, nad kandsid tema juurde halvatu, kes oli voodis maas. Kui Jeesus nende usku nägi, ütles ta halvatule, ole julge, mu poeg, sinu patud antakse sulle andeks. Ja vaata, mõned kirjatundjast ütlesid isekeskis, see pilkab Jumalat. Aga kui Jeesus nende mõtteid nägi, ütles ta, mispärast te mõtlete kurja oma südames? Sest mis on kergem öelda, su patud antakse sulle andeks või öelda, tõuse üles ja kõnni. Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald maa peal anda patud andeks, siis ta ütleb halvatule, tõuse üles, võta oma voodi ja mine koju. Ja see tõusis üles ja läks koju. Aga kui rahva hulgalt seda nägid, panid nad seda imeks ja andsid Jumalale au, kes annab inimestele niisuguse meelevalla. Nüüd, nii kui Jeesus nende usku näeb, siis esimene asi, mis ta ütleb talle, on sinu patud või antakse sulle andeks. Ja siis, kui see nagu läheb selliseks arutluse teemaks või kirjatundjad lausa pahandavad selle pärast, siis selle peale ta ütleb niimoodi, 5. salmis, mis on kergem öelda, su patud antakse sulle andeks või öelda, tõuse üles ja kõnni. Ja siis ta ütleb, aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald maa peal anda patud andeks, siis ta ütleb halvatul, tõuse üles, võta oma voodi ja mine koju. Nüüd, kui sa loed neid kahte lauset ja seda, mis Jeesus selle juurde räägib ja mida ta ütleb, ta toob välja, et siin ei ole mingit vahet, kas ma ütlen, sinu patud on sulle andeks antud või siis, et sa oled terve. Miks pärast? Sellepärast, et Jumala sõnas on need kaks asja kokku pandud. Neid ei tohiks üksteisest eraldada. Nüüd inimeste traditsioonid ja ka õpetuslikud arusaamad on millegipärast neid päris pika aja eraldanud. Ja räägitakse inimestele, tule anna oma elu Jeesusele, saad oma patud andeks, saad pääste, saad taevasse, väga oluline, väga õige sõnum. Aga unustatakse rääkimata sellega koos. Jumal tahab sind terveks teha. Sest et see kuulub sulle, täpselt samamoodi, nagu Jeesus kandis sinu patud risti peal, kandis ta sinu haigused ja tegi seda ühe korraga ja kui sa võtad tema kui oma päästja vastu, sa võtad teda ka kui päästja vastu, kes päästab sind ka haigustest. Ja see ongi see, mida nüüd Jeesus siin nendes lausetes tahab öelda. Siin ei ole mingit vahet, kas ma ütlen talle tõuse üles ja kõnni või ütlen talle, et sinu patud on sulle andeks antud. Sest et need mõlemad tähendavad seda, et kui sa saad oma patud andeks, siis sulle kuulub ka see, et sa oled terve. Ja kui ma ütlen sulle tõuse üles ja kõnni, siis Jumal tahab ka sulle sinu patud andeks anda. Ja me näeme, meil on Jakobuse kirjas ka öeldud, kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsub enese juurde koguduse vanemad ja võitku teda õliga issanda nimel ja palugu tema kohal, nagu ta ütleb. Ja siis ta ütleb ka, ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks. Ja me näeme, kuidas tervenemine on kokku pandud jällegi pattude andestusega, ka uues lepingus. Miks pärast, sest need on käsikäes. Nüüd, miks ma seda välja toon? Sest et nüüd me jõuame sellest teemas just sellesse samasse kohta, kus me näemegi, et inimestel oli usku Jumala halastusse ja nad nägid seda, et Jumala halastus sisaldab enesest tervenemist. Ja lähme Mattuse evangeeliumi 9. peatükki ja 10. salmi. Siin veel ei ole veel kohe tervenemisest juttu, aga siin on natukene juba halastusest mõningad printsiibid välja toodud. Mattuse 9.10 ütleb, ja kui ta lauas istus tema kojas vaata, siis tuli palju tölnereid ja patuseid ning istusid lauas ühes Jeesuse ja ta jüngritega.
Seda nähes ütlesid variserid ta jüngritele, mispärast teie õpetaja sööb üles tölnerite ja patustega. Aga kui tema seda kuulis, ütles ta, arsti ei vaja mitte terved, vaid haiged. Ent minge ja õppige, mis see on, ma tahan halastust ja mitte ohvrit. Sest ma pole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Kui sa märkad, nüüd ta toob siia ühe huvitava asja sisse, ma tahan halastust. Ja millega ta selle seostab, nüüd me saame aru, siin see väide, et arsti ei vaja terved, vaid haiged, ei viita võib-olla tingimata just tervenemisele, see räägib nagu laiemas mõttes, selles mõttes, kuna oli tegemist ju siin ka patustega, kellel oli vaja Jumala sõna kuulutada, aga samas me võime aru saada, et see printsiip on palju laiem kui ainult pattude andestus, aga ta räägib seda, et need inimesed, kellel on probleemid, nad vajavad Jumala halastust. See on ju selle asja tegelikult iva. Mis iganes on sinu probleem, sa vajad Jumala halastust. Nüüd, mismoodi see Jumala halastus konkreetses situatsioonis siis väljendub? Kuna ma tegelen tervenemisega, siis vaatame Mattuse 9:27. Mattuse 9. peatükk ja 27. salm. Sul ei olnud väga kaugele vaja minnagi. Ja ta ütleb, kui Jeesus sealt edasi läks, järgis teda 2 pimedat karjudes ning öeldes, Taaveti poeg, halasta meie peale. Nüüd me näeme, mida nad hüüavad. Nad hüüavad halasta. Ma enne just, kui ma alustasin seda tundi, siis laulude raamatus 145. laulus oli öeldud, et armuline ja halastaja on Jehova. Me näeme siis, nemad hüüavad, et Jeesus halastaks nende peale. Taaveti poeg, halasta meie peale. Kui ta tuppa astus, tulid need pimedad tema juurde ja Jeesus ütles neile, kas te usute, et ma võin seda teha? Nemad ütlesid temale, jah, issand. Siis ta puudutas nende silmi ning ütles, teile sündigu teie usku mööda. Ja nende silmad avanesid ja Jeesus hoiatas neist kõvasti ning ütles, katsuge, et seda keegi ei saa teada. Nemad aga läksid välja ja tegid tema kuulsaks kogu sellel maal. Nüüd, mida need pimedad tahtsid Jeesuse käest? Kui me nüüd lähme nagu selles mõttes selle tulemuse juurde, nad tahtsid terveks saada. Aga mida nad hüüavad talle järgi või kui nad teda näevad, on see, et halasta meie peale. Nüüd see on üks väga oluline asi, see, et me peame mõistma, et tervenemine on halastus. Nagu ma ennem tõin välja just, kui ma rääkisin seoses päästega, sõna halastus, siis seda ei olnud võimalik välja teenida. Niisiis sinu viisakas elustiil, sinu hea käitumine, sinu moraalne käitumine, sinu viisakas sõnavara ei ole see, mis garanteerib sulle tervenemise. Mitte mingil kombel ma ei ütle, et hakka nüüd roppusi rääkima ja hakka elama teist teab mismoodi. Ma ei ütle seda, aga me peame aru saama, et tervenemine tuleb meile Jumala halastuse tõttu. Ja tegelikult, kui me näeme, siis ka mitte meie õiguse tegudest, vaid see tuleb meile usu läbi, sest kuidas me saame päästetud? Vahetevahel mõned inimesed võib-olla küsivad isegi niisuguse väga dramaatilise, drastilise küsimuse, et kuule, pastor, jah, sa ütled, et Jumal nii-öelda tahab kõiki haigeid terveks teha. Tahab kõiki haigeid terveks teha. No aga miks ta siis ei tee neid kõiki haigeid terveks? Miks ta ei ole siis teinud neid kõiki haigeid terveks? Sul on hea öelda, et Jumal tahab kõiki terveks teha, aga miks ta ei tee neid kõiki haigeid terveks? Ma annan sulle ühe huvitava vastuse. Johannese 3:16. Oled kunagi niisugust kirja kohta lugenud? Ma arvan, kui ma ütlen see numbri, siis enamus inimesed juba teavad, millest jutt tuleb. Siin ta ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Kui paljudele inimestele Jumal tahab igavest elu pakkuda? Kui paljusid ta tahab, et nad võiksid päästetud saada? Kõik. Aga miks ta siis ei ole midagi teinud, et kõik päästetud oleks saanud? See ei ole Jumala vastutus. Tema on omapoolse töö teinud, sest ta ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on
andnud. Ta on andnud juba. Kas ta on teinud oma osa? Ja mis ta ütleb nüüd? Et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Kuidas inimene saab päästetud? Kuidas ta saab kristlaseks? Kuidas ta saab oma elu Jumalale anda? Uskudes sellesse Jumalasse. Jumal ei saa seda tema eest ära teha, sest sul on vaba tahe ja sina pead isiklikult vabatahtlikult otsustama. Ma tahan uskuda Jeesusesse, ma tahan teda järgida. Jumal annab sulle sõna, annab sulle teada, mis ta on teinud. Jeesus on kandnud sinu patud, tahab sulle anda igavest elu, tahab sulle anda ühe kindla teadmise, et sa lähed ühel päeval taevasse, kui sa sured. Kuidas sa saad selle? Usu läbi. Nüüd ma just rääkisin sellest, et pääste tuleb meile samamoodi tegelikult nagu tuleb ka tervenemine. Ja kui keegi küsib, et kui Jumal tahab kõiki haiget teha, miks ta siis midagi teinud ei ole? Kas ta on midagi teinud? Piibel ütleb, tõepoolest võttis ta enese peale meie haigused ja kandis meie valusid. Kas Jumal on midagi teinud? Ta on pannud kõik haigused Jeesuse peale. Mismoodi me saame päästetud, ehk siis sünnime uuesti, samamoodi me saame ka terveks. Et ma võiks öelda, et ükski, kes temasse usub, ei peaks jääma haigeks, vaid et ta võib saada terveks. See on minu sõnastus küll, aga selles mõttes me võime need printsiibid leida ka teistest kirjakohtadest. Amen. Niisiis, kas Jumal on midagi teinud selleks, et kõik inimesed võiksid terveks saada? Ta on kõik teinud ja me ei saa teda süüdistada, ta ei ole midagi teinud. Nüüd on meie vastutus ja meie ülesanne see ka vastu võtta ja seda ka uskuda. Nüüd siin on ka üks põhjus, miks nii palju Jeesus rõhutab usku. Ja on liiga palju kristlasi, kes tahavad nagu usu teema seoses tervenemisega kuidagi kõrvale lükata. No me ei tohi seda usku nii palju rõhutada. Inimesed võivad ju nagu surve alla minna ja pingesse ja kuidagi ei tunne ennast hästi ja äkki mõni ütleb, et mul ei ole usku ja kui sul ei ole piisavalt usku, siis on võimalik seda ju kasvatada. Kui mina, nagu öeldakse, tahaksin, et minu lihased muutuksid natuke tugevamaks, lähen võib-olla kangi juurde ja mõtlen, et seal on kangi peal, ütleme näiteks 100 kilo, ja ütlen, mina ei suuda seda kangi tõsta, oi kui paha ja oi, ma olen nii süüdistuse all ja hukkamõistu all, sellepärast, et mina ei suuda seda kangi tõsta. Aga kas mul on võimalik midagi teha selle jaoks, et ma võiksin seda tõsta ühel päeval? Mul on võimalik. Kas ma saan seda homme päev kohe tõstma? Arvatavasti mitte. Ja arvatavasti, kui me räägime 100-kilosest kangist, siis sellega ikka läheb mõningas aega. Ma ei ole praegu värskelt proovinud, kui raske ma suudaksin üles tõsta, kindlasti mitte 100-kilose. Kunagi ma jõusaalis natuke rohkem käisin või nooremana, siis ma kuskil 50 kilo ringis tõssin rinna pealt ülesse. Aga ma ka kaugemale väga palju ei jõudnud. Nii et ma arvan, et sinna 100 kiloni oleks aega võtnud. Aga kas mul oli võimalik oma lihaseid tugevamaks saada? Treenides, harjutades, süües, treenides, harjutades. Ja inimesed, kes tegelevad selle alaga, nad tõstavad väga suuri raskusi ülesse, väga suuri. Vahest ma vaatan neid jõutõstjaid ja täiesti ajab ahetama, kuidas selline kaal on võimalik üldse maast ülesse saada. Seal on juba mitmetest sadadest kohati jutt, see on niisugune tunne, et nagu ma ei tea, kuidas inimene üldse niisugust vastu peab, aga vaata, on võimalik. Samamoodi on ka võimalik sinu usku kasvatada ja me ei pea olema süüdistuse all, me ei pea olema hukkamõistu all, vaid me võime võtta Jumala sõna ja me näeme siin ka need samad mehed, kes tulid, lähme tagasi Matteuse 9:27 ja hüüdsid Jeesuse järele, ütlesid, Taaveti poeg, halasta minu peale. Siis nendele samadele meestele nad uskusid järelikult Jumala halastusse. Kas pole nii? Miks nad seda hüüavad? Sest et nende suu väljendab seda, mida nad usuvad. Ja nad ootasid, et nad halastuse tõttu saavad terveks. Aga nüüd, kui Jeesus hakkab nendega suhtlema, siis tema esimene küsimus, kas sa märkad, tema esimene küsimus, kui ta nendega suhtlema hakkab, on see, kas te usute, et ma võin seda teha? Me näeme, kuidas ka isegi see halastus, Jumala halastus sai neile osaks tänu sellele, et nad uskusid, et Jumal tahab nende peale halastada. Nüüd, paljud inimesed usuvad, et Jumal tahab nende peale halastada, nendel patud andeks anda. Aga need mehed siin kasutavad sõna halastama selles seosega, et Jumal tahab neid terveks teha. Kui Jumala halastus,
mis andestab patte, kuulub kõigile, siis miks ei peaks kuuluma Jumala halastus, mis tervendab ka kõigile? Sest me näeme, et tegelikult Piibel ütleb, armuline ja halastaja on Jehova. Ja ma loen uuesti sedasama kirjakoha jällegi. Seal oli üks väga oluline sõna sees, et sa seda nagu ära ei unusta. Hea on Jehova kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Me näeme, et ta on hea kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Me näeme, kuidas Jumal oma halastuse pärast tervendab inimesi tegelikult. Ta tahab kõigile halastust näidata. Halastust, mis andestab patte ja halastust, mis tervendab ka tänasel päeval. Sa ei seda välja teenida. Ma olen nii tubli kristlane olnud, ma käin nii hoolega koguduses. Mul tuleb meelde, üks jutlustaja rääkis just seda loo, kuidas just koguduses oli selline huvitav situatsioon, ma loodan, ma kõiki neid detaile mäletan, aga ma usun, et see põhiiva on kõige olulisem. Et seal oli nagu, ta nagu nägi kõrvalt kahte erinevat nagu kristlast, tegelikult see oli isegi lausa, üks oli perekond lausa. Üks kristlane oli sükene, kes käis ilusti hoolega koguduses. Iga pühapäev oli kohal, tegi hoolega tööd, pingutas, uuris piiblit oma parimas tahtmises ja alati, kui mingi haigus teda ründas, ta ikkagi jantis sellega ja lõpuks lõpetas selle juures, et ta läks arsti juurde ja kuidagi lõi sellest asjast välja. Ja siis oli üks teine, mis oli üks konkreetne perekond inimesi, kes kuidagi ei käinud päris korralikult koguduses kohal, lugesid vähest ligadi-logadi piiblit, aga kui neil oli vähe tervenemist, nad tulid siira südamega ja otsustasid uskuda, et Jumal tahab nendele vastu hea olla ja plaksti said seal terveks. Ja siis see teine inimene just, kes oli nii tubli olnud ja ilusti koguduses kohal käinud ja piiblit uurinud, küsis, kui mina olen nii tubli kristlane, miks Jumal mind terveks ei tee? Sellepärast, et tervenemine ei sünni meile heade tegude tõttu. Mitte öeldes, et sa ei peaks piiblit lugema, mitte öeldes, et sa ei peaks koguduses käima ja seal kaasa lööma. Need asjad on kõik omavahel olulised, aga sellegi poolest inimene saab oma usu läbi terveks, mitte tänu oma tegudele. Sest eriti, kui inimesed on nagu pingutanud ja vaeva näinud, siis vahest mõned inimesed hakkavad toetuma sellele. Mina olen nii tubli olnud, ma olen kogu aeg koguduses kohal käinud ja pesen põrandat ja koristan ja aitan selles töös ja aitan laste töös ja teen seda ja teen teist. Nüüd Jumal peaks ju mulle midagi nüüd andma selle eest. Ei, Piibel ütleb seda, see sünnib sulle usu läbi. Sest kui see nii ei oleks, siis pastor tema on peaaegu iga koosolek kohal, jutlustab hoolega ja õpetab ja valmistab ette, ta on ju hästi palju teinud, siis tema peaks nagu eelisjärjegas korras, tal on lausa VIP-kaart selle jaoks. Et kui ta tervenemine tuleb, siis nagu öeldakse, ta esitab oma VIP-kaardi ja siis tema saab kohe klõpsti selle kätte. Ei, see ei ole nii. Iga jumala sulane saab terveks täpselt samamoodi usu läbi. Amen. Usu läbi. Usu läbi Jumala sõnasse. Mitte selle läbi, et ta on teinud seda tööd või teist tööd. Ustavuse eest on meil ka tasu taevas ootamas, aga see ei ole vale kõiki asju teha. Ja Jumal annab meile tasu, aga mis puudutab Jumala tõotusi ja seda, mis Jumal meile tahab anda siin maa peal, see sünnib meile usu läbi, sest me näeme, kui Jeesus küsib nende meeste käest, kas te usute? Kas te usute? Et see on väga oluline, see, et sa mõistad. Nad siis hüüavad, et Jumal halastaks nende peale, aga see sünnib neile. See halastus saab neile osaks usu läbi. Ja kui nemad ütlesid, jah, issand, ehk siis, et me usume, et sa võid meid terveks teha. Mis pärast siis, kui nad hüüdsid halastust, siis Jumala halastus sai nende elus avalikuks. Niisiis, Jumala halastus on seotud tervenemisega. Vahest mõned inimesed küsivad, aga miks ta käskis neil, ütles seda, et nad ei räägiks kellegile. Nüüd, see on üks huvitav asi selles mõttes, meil on paar kohta Piiblis, kus Jeesus tõesti seda ütles mõndale inimestele, et nad ei räägiks sellest.
ja me näeme hiljem, kui sa hakkad uurima, siis sageli, kui nad ikkagi seda tegid, siis see takistas tema teenistust, et tulid suured rahvamassid kokku ja tegelikult vahest inimesed, nende süda ja nende südamehoiakud ei olnud veel valmis selleks, et Jumal võiks nende elus hakata asju tegema. Sest et mõndade asjade toimumiseks läheb aega. Nii et mõni ütleb, et aga kas vahest tõesti ongi nii, et mõni ime või asi, mis mu elus sünnib, et seda ei peagi võib-olla igal pool kuulutama. Kui Jumala püha vaim sulle ütleb, see võib-olla ei pruugi olla selleks veel aeg. Aga mingil hetkel see võib tulla ja me näeme, on teatud situatsioonis, kus Jeesus just ütlebki neile, mine ja räägi seda, mis Jumal tegi sulle. Nii et me näeme, kuidas Jumala vaim või Jeesus siis juhatas inimesi ühes kohas ühtemoodi tegutsema, teinekord teistmoodi. Niisiis me näeme siin siis nendele meestele sai halastus usu läbi. Nii vaatame Markuse evangeeliumi 1. peatükki 40. salmi. Minu üks lemmikuid kirjakohti on see Markus 1.40. Aga siin me näeme jällegi sedasama halastust. Ütleb niimoodi, tema juurde tuleb pidaja tõbine, palub teda ja heidab ta ette põlvili ning ütleb temale, kui sa tahad, võid sa mind teha puhtaks. Ja Jeesus hakkas temast hale meel, ta sirutus oma käe, puudutas teda ja ütles talle, ma tahan, saa puhtaks. Ja kohe lahkus pidaja temast ja ta sai puhtaks. Nüüd seesama sõna hale meel, mõned tõlked kasutavad siin sõna ka kaastunne. Ja kui me räägimegi sellisest asjast nagu Jumala halastusest ja Jumala kaastundest, siis põhimõtteliselt need on sünonüümid. Et need tähendavad põhimõtteliselt ühte sama asja. Me võiks otsida need erinevad kreekakeelsed ja ka isegi heebreakeelsed sõnad eraldi välja, aga kogu selle sõnade tähendus enam-vähem on sarnane. Ja nüüd me näeme, et Jeesus oli juhitud kaastundest, nii tegelikult ütleb isegi üks tõlge ka konkreetselt lausa, et Jeesus oli juhitud kaastundest, kui ta nüüd siis tervendas selle pidajatõbise. Nüüd, kui see pidajatõbine tuleb Jeesuse juurde, siis mida tema suu räägib, see väljendab nüüd seda, mis on tema südames toimumas. Ja ta ütleb, kui sa tahad, võid sa mind teha puhtaks. Nüüd ma sõnastan selle natuke ümber, et saaksime aru seda, mida ta ütleb tegelikult. Ja ta ütleb seda, et ma usun, et sa suudad mind terveks teha. Aga ma veel pole kindel, kas sa tahad. Kas pole nii? Ta ei sõnasta seda niimoodi, aga see on see mõte, mis ta tahab öelda, eks ju. Ma usun, et sa suudad mind terveks teha. Nüüd väga paljud ka kristlased arvavad seda, et see, et nad usuvad, et Jumal suudab neid terveks teha, on see kõige olulisem alus, et siis nad saavadki terveks. Ma usun, et Jumal on kõik võimas. Jumal suudab mind terveks teha. Vahest mõned inimesed kasutavad seda väljendit või seda mõtet, et Jumal on kõik võimas ka selleks, et nagu vahest isegi pugeda selle taha ja mitte võtta vastutust. Mis see tähendab? No, et kui Jumal tahab elus seda teha, no las ta teeb, tema on kõik võimas. Jumal teeb neid asju sinu elus, mida sina ka soovid ja tahad. Ta ei tule lihtsalt ja ei sõida sust, nagu öeldakse, üle sinu tahtest ja teeb seda, mis tema tahab. Vahest mõni ütleb, et no aga meie elus sünnivad need asjad, mis siis lihtsalt Jumal tahab. Ei, meie elus sünnivad need asjad, mida ka meie otsustame, et me soovime. Vahest me võime teha ka valesid valikud ja mis ei pruugi üldse Jumala tahe olla. Aga see, et nagu asjad, mis meie elus sünnivad, ei ole automaatselt Jumala tahe. Või vahest mõned ka kristlased usuvad saatusesse. Noh, ühe inimesele on määratud, et selline asi tema elus toimub, teisele inimesele on määratud sellised asjad toimuvad ja mõnele on määratud, et temal on õnnetused ja mõnele on määratud, et temal on need jubedad asjad ja meil ei ole sellist asja piiblis. Amen. Piibel ütleb, käime teile ka ära, et surm ja elu on sinu keele võimuses. Kas see justkui ei viita sellele, et see, mis meie elus sünnib, ei ole päris juhuse küsimus ja see ei ole ka saatuse küsimus? Kas keegi oli selle määranud, et sina ühel päeval annad oma elu Jeesusele? Jumal ei olnud seda määranud, see on tema tahe, et sa võiksid seda teha. Ja Piibel ütleb, et ta tahab, et kõik võiksid tulla päästmisele, see oleks võinud palju varem võib-olla toimuda, kui see toimus sinu jaoks.
võib-olla põhjuseid olla erinevaid, arvatavasti kas see Jumala sõna ei jõudnud sinuni või keegi ei kuulutanud sulle või mis iganes põhjusel see oli siis. Tavaliselt ongi see, et see sõna ei jõudnud sinuni ja sul ei olnud võimalust seda uskuda. Aga see, et sa selle valiku tegid, see oli sinu vaba tahte otsus. Ja ma usun, et Jumal annab iga inimesele siin maa peal olles selle võimaluse seda valikut teha. Ja nii mitmedki inimesed lükkavad selle tagasi. Ja vahetevahel see, kuidas neile antakse see valik teha, isegi see võib tunduda nagu eemalt vaatajana, et nagu, kas see oli see? Ja vahest see ongi. Inimene oli oma elus lihtsalt ühel koosolekul, mis iganes, kas või mõni läheb jõulude ajal kirikusse ja kuuleb seal Jumala sõna isegi, selle väikese killukesegi. Ja see võis olla seesama koht, kus temale esitati see valik. Ja ta ütles, et mis see on mingisugune jõulujutukene. Ja see oligi tema valik. Ja ta loobus sellest. Ja see on väga tõsine, milles mõttes me peame aru saama sellest, et inimestele antakse pidevaid valikud. Ja sa aeg-ajalt ikka kuuled jällegi, keegi inimene suri, läks. Ja me ei saa 100% kindlad isegi olla, kas ta läks taevasse. Sest et me teades tema elu võib-olla vahest või isegi kokku temaga puutudes, me ei ole kuulnud, et ta oleks teinud seda valikut selgelt. Jumal on armuline ja ma usun, et ta andis talle selle võimaluse. Jumal ei ole üle kohtunud, ta annab igale inimesele selle võimaluse. Samas on ka meil see vastutus inimestele anda see võimalus rääkida neid asju. Mitte, nagu öeldakse, seda sõnumit enda teada hoida. Vahest mõni ütleb, et ma ei hakka kellelegi oma usku peale pressima ja sundima, et ma lihtsalt usun seda vaikselt oma südames. Mis sa arvad, kui Jeesus oleks midagi sellist teinud? Oleks öelnud ka, et ma ei hakka teile nüüd nendest usuasjadest siin rääkima, ma ei hakka teile nagu peale pressima seda, ma lihtsalt usun oma südames siin, mul mõningad asjad Jumal on rääkinud, ma jätan need endale heada ja ma usun seda oma südames. See on rumalus. Piibel ütleb, minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kõigile loodule. Me ei pea kedagi, nagu öeldakse, kellegi kätt selja taha väänama, teda sundima, aga me peame siiski rääkima teile, teada andma neile. Ja kui kellegi inimesed võib-olla see ei meeldi ja keegi võib-olla nimetab seda peale sundimiseks või surumiseks, see on igaühe oma asi. Aga kui sina oled rääkinud, siis meie peame andma teada, me kuulutame sõnumit. Me ei ürita kedagi väänata ega veenda ega talle iga hinna eest kedagi selgeks teha, vaid me räägime Jumala sõna ja tema ülesanne on teha valik, kas ta usub seda või mitte. Aga nüüd lähme tagasi siia. Selle mehe probleem oli see, et ta uskus, et Jumal suudab. Ja kas sa märkad, nii kaua, kui ta selle lause on välja ütelnud, kui sa tahad, võid sa mind teha puhtaks. Ta järelikult uskus ka ennem seda, et Jumal suudab, aga ta ei uskunud või ei teadnud, kas ta tahab. Ja kuni sinna maani ta oli ikka haige. Siit järelikult võime järeldada, ka kristlased, kes usuvad, et Jumal suudab neid terveks teha. Jumal on kõikvõimas Jumal. Jumal on vägev Jumal. Ja tema on võimeline, saab tervendada kõiki inimesi. Sellest ei piisa, et see sinu jaoks võiks sündida. Sul on vaja uskuda, et ta tahab sind terveks teha. Aga kus ma seda teada saaks? Kas ta tahab? Piibel ütleb, Jumal ei tee vahet isikute vahel. Järelikult, kui ma leian kellegi piiblis, kellele ta ütleb, et ta tahab teda terveks teha, siis ma võin öelda, see kuulub ka mulle. Sest et Jumala sõna kuulub kõigile ja ma olen tegelikult täna juba mitmetes kohtades toonud välja selle, et Jumal on hea kõigile ja ta tahab halastada kõigi peale. Kui ta halastas pimedate peale ja nad said nägijaks ja kui me näeme, kui Jeesus on juhitud kaastundest ja tal on ka, ta halastab selle pidajatõbise peale, teeb tema puhtaks, siis ta tahab halastada ka sinu peale, kui sa oled täna haige ja tahab sind täpselt samamoodi terveks teha. Ja siis Jeesus oli liigutud kaastundest ja ütles, ma tahan. Nüüd me peame meeles pidada seesama fraas, ma tahan, on motiveeritud just halastusest ja kaastundest. Miks ta tahtis seda terveks teha? Sellepärast, et ta tahtis tema peale halastada. Tal oli kaastunne tema vastu. Seesama kaastunne sõna, ma arvan, et eesti keeles ta on mõnes mõttes isegi päris hea sõna. Ta räägib just sellest, et Jumal
kogeb või tunneb seda sama, mida sina tunned. Ja tahab sulle pakkuda samas lahendust sellele olukorrale. Kaastunne, et ta tunneb seda sama, mida tema tunneb. Nüüd see on oma olemuselt väga teistsugune oma tähenduselt just. Paljud inimesed seostavad seda lihtsalt emotsiooniga, sest see sõna nagu eesti keeles isegi ongi just ka nagu kaas ja tunne, et see räägib emotsioonist. Nüüd see on midagi palju enamat. See räägib Jumala halastusest, Jumala armastusest, mis ei ole ainult emotsioon, millega kaasas on emotsioonid. Aga kui ta sirutab oma käe ja puudutab teda, siis see mees saab kohe terveks ja puhtaks. Niisiis, jumalik kaastunne tahab, et sa oleksid terve. Amen. Vaatame korra Matteuse evangeeliumi 14. peatükki ja 14. salmi. Me näeme siin siis jällegi ühte situatsiooni, kus on see sama sõna kaastunne või ka võiks öelda siis halastus. Mattuse 14 ütleb, ja maale astudes ta nägi palju rahvast, räägib siis Jeesusest, ja tal hakkas nendest hale meel. Nüüd jällegi kaasaegsemas keeles võime tõlkida sellega, kui tal oli kaastunne nende vastu. Ja ta tegi terveks nende põdejad. Me näeme, need pimedad hüüdsid halasta meie peale. Siin me näeme, kui Jeesus näeb palju rahvast seal koos, siis tal on juhitud kaastundest. Ja me näemegi Jumala kaastunne ja Jumala halastus, need on käsikäes ja need on otseselt seotud just tervenemisega. Ja see kirjakohti on meil päris palju piiblis. See on üks huvitav lugu. Lähme Matteuse evangeeliumi 15. peatükki. See on siis nõksu edasi. 30. salmi. Siis ütleb, ja tema juurde tuli palju rahvast, tuues enesega ühes jalutuid, vigaseid, pimedaid, keeletuid ja palju teisi. Ja need eiksid tema jalge ette ja ta tegi nad terveks. Kiitus Jumalale, väga paljud said terveks. Ütleb, nii et rahvas pani imeks tähes keeletuid rääkivaid, vigased olevat terved ja jalutuid käivad ja pimedaid nägevat. Ja nad andsid au Iisraeli Jumalale. Nüüd loeme edasi, siin on need igast peatükid jaotatud, need on asjad, millest sageli on vaja hea edasi lugeda. Ütleb, ja Jeesus kutsus oma jüngrid enese juurde ja ütles, mul on meel hale rahvast. Nüüd seesama hale meel jällegi on tegelikult sõna kaastunne. Sest nad on juba 3 päeva olnud minu juures ja neil ei ole midagi süüa, ma ei taha lasta neid ära minna ilma söömata, et nad teel ei rõrkeks. Kas sa märkad huvitavat asja? Nad olid 3 päeva seal ja siin on meil kirjeldus, et palju rahvast oli ja ta tegi nad terveks. Huvitav, mida nad seal tegid nendel eelmistel päevadel. Lugedes piiblit, ma võin avastada seda ja Jeesus õpetas, kuulutas ja tervendas. Ilmselgelt ta õpetas neile Jumala sõna mingi arvestatava aja ja siis hakkas neid haigeid terveks tegema. Me võime näha seda üldises kontekstis, kuigi et seda siin ei ole selles situatsioonis mainitud. Nüüd, mis siin pärast seda juhtub, sa võid ise edasi lugeda. Me näeme, see on jälle üks koht, kus Jeesus teeb ime, kus ta paljundab siis leibasid ja kalasid, mille pärast, sest et tal oli kaastunne nende vastu. Ja me näeme, kuidas ka kaastunne ja Jumala halastus läheb veel ühte alasse. See on siis jumalik varustus, üleloomulik varustus, et täita sinu vajadusi külluslikult. Mitte ainult niimoodi natukene, veidikene, vaid jumalik varustus, et Jumal võiks sinu vajadused külluslikult täita. Ja see on see koht, kus me näeme siis ka Jumala halastus. Kus eesti keeles, mida sõna halastus on siis ainult nii-öelda selles vormis, mis ta iganes on, siis ainsus või mitmus, kuidas sa ütled, aga see räägib tegelikult just halastusest, mis puudutab nii uut sündi, pattude andestust, halastus, mis puudutab tervenemist, halastus, mis puudutab ka üleloomulikku varustust. Ja kõik need 3 ala tegelikult räägivad just sellest, et Jumal tahab sulle neid anda tasuta, aga siiski usu läbi. Sa ei saa seda välja teenida, sa ei saa seda osta, sa ei saa midagi selle jaoks nii-öelda inimlike tegudega teha, et seda saada, vaid sulle tuleb see usu läbi. Niisiis, lähen uuesti tagasi
selle kirjakoha juurde, kust alustasin. See ütles, armuline ja halastaja, laulud 145:8, on Jehova pika meelega ja suur heldusest. Hea on Jehova kõigile ja tema halastus on üle kõigi tema tegude. Tänu Jumalale tema halastuse eest. Amen. Võta siis see kirjakoht, uuri seda ja õpi see ka pähe, et see su elu võiks muuta. Amen ja amen. Kiitus Jumalale.